Tere kuulama uudiseid stuudios Rohkede Pelak. Valitsus andis eile välja määruse, mille kohaselt läheb kogu riik alates selle aasta 1. novembrist üle öisele eluviisile. Kuna öine elekter on pisut odavam, muutuvad ka nii asutuste, ettevõtete kui ka eraisikute elektriarved pisut väiksemaks. Sageli on kõige madalam elektrihind südaöö ja kella 2 vahel öösel, kõige kõrgem aga hommikul kella 7 paiku. Elukorraldus on mõttekas seada selliselt, et kella 7 hommikul algab päevarahu ehk uneaeg. Tööpäev ja koolipäev algaks taas kella 23 paiku õhtul. Kui kogu elukorraldus kasutab ainult öist elektrit, on see oluline kokkuhoiukoht ja samas kaotab mõtte ka iga sügisene ja kevadine kella keeramine, märgib Majandusministeerium sellekohases teates. Maailma esimene ainult öise eluviisiga riik annab üldsusele taas signaali Eestist kui innovaatilisest riigist. Finantsvabaduse saavutanud inimeste arv on tõusuteel, annab teada Statistikaamet. Märkimisväärne mõju on olnud avalikus ruumis üha levivatel üleskutsetel ja reklaamidel, mis finantsvabadust ja selle saavutamise viise propageerivad. Igal nädalal saavutab finantsvabaduse enam kui 1000 inimest, kes ei pea enam finantsidega tegelema, sest kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on tee tõelisele vabadusele valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonnavabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabadusest tõenäoliselt peagi jõudmas 5 Euroopa kõige vabama riigi hulka, märgib Statistikaamet teate lõpetuseks. Ja vastukaaluks. Valitsus annab teada, et alustab lähiajal jõukuse propageerimist elanikkonna hulgas. Paljud probleemid, nagu näitavad valitsuse tellimusel läbi viidud uuringu tulemused, tulenevad meie riigis vaesusest. Kaasa arvatud kuritegevus eri tasanditel ja vormides ja laenuorjusesse langemine. Kõik need pahed on nagu ületatavad oma sissetulekute olulise suurendamisega ja sellist võimalust on uuringute kohaselt kasutanud väga väike osa hädasolijatest. Ehkki statistika näitab kogu aeg, et me elame järjest paremini, ei ole suur hulk inimesi sellest ikka veel aru saanud. Välja töötatud programm näeb nüüd ette jõukuse propageerimist kõikide elanikkonna kihtide hulgas, et viia lõpuks rahvani teadmine, suurem sissetulek tagab parema toimetuleku. Kui inimesed kasvataksid oma sissetulekuid kas või poole võrra, väheneksid sama võrra ka igasugused hädad. Siiani on aga suur osa elanikkonnast kangekaelselt jäänud ikka samade sissetulekute juurde, ehkki Riigikogu ja valitsussektor on mitu korda eeskuju näidanud ja demonstreerinud jõukuse positiivset mõju inimese toimetulekule. Ja ka terviseteateid. Seoses Eesti rahva kiiresti kasvava ülekaalulisusega ja lausa rasvumisega, mis võib omakorda põhjustada Tervisekassa pankrotti, on valitsuses arutlusel kaloririkaste toiduainete ja jookide müügikeeld ülekaalulisusele viitavate tunnustega isikule. Ühtlasi ei tohi müüa teenindada tulevikus isikut, kes ostab kaloririkkaid toiduaineid ja jooke ülekaalulisusele viitavate tunnustega isikule pakkumise või üleandmise eesmärgil. Sarnane praktika on alkoholimüügiga. Alkoholi ei tohi müüa joobetunnustega isikule ja selline piirang on andnud häid tulemusi, märgitakse vastav eelnõu seletuskirjas. Kui ülekaaluline isik läheb ostma pakki võid, siis müüja tuvastab ostja tüseduse vaatluse alusel ja ei tohi talle võid müüa. Sama kehtib ka kõigi teiste kaloririkaste toiduainete ja jookide kohta, nagu näiteks kommid, küpsised, õlu ja nii edasi, loomulikult välja arvatud juhul, kui need ei ole dieetküpsised või dieetõlu. Siit omakorda avaneb uus võimalus Eesti toiduainete tööstusele teenida suuri kasumeid ainuüksi vee ja vile pealt. Eetris olid uudised.